Viimasel ajal on loomade väärkohtlemist vähem, kuid olukorda heaks nimetada ei ole võimalik. Muret teeb just see, et suurenenud on nagu koolilastega seotud vägivallajuhtumid, mis nad teevad siis nagu loomade kallal ja kusjuures ma ei hakka siin üksipulgi rääkima, aga põlema pandud kassipojad või kassidele silma torgatud pliiatsid, et see on päris õõvastav. Riigikogus sellel nädalal esimesele lugemisele jõudvad loomakaitseseaduse muudatused viivad meie loomakaitseseaduse kooskõlla Euroopa Nõukogu põllumajandusloomade kaitsekonventsiooniga. Vähemalt linnainimese jaoks kõlab kentsakalt, et muuhulgas määratleb see eelnõu, et hobune on põllumajandus ja mitte lemmikloom. No eks ta kentsakas olegi, jah. Tähendab, kui olla päris täpne, siis seadus ei räägi mitte ainult hobusest, vaid räägib hobuslastest. Igaks juhuks ei saa välistada, et Eesti inimene tahab ka eeslit pidada. Lotmani sõnul saab selle seaduse muudatuse järgi loomade heaolu senisest natukene paremini kaitsta. Samas peavad loomakaitsenõuded olema põhjendatud ja nendega ei tohi üle pingutada. Intensiivsel loomapidamisel on nõuded kõrgemad, sest kui loom on pandud sellisesse olukorda, et ta iseenda eest üldse hoolitseda ei saa, siis on inimese kohustused tema eest hoolitsemisel kahtlemata suuremad. Väikeloomaarstide seltsi hinnangul oleks vajalik üleriigilise lemmikloomaregistri loomine. Nii jõuab jooksulenud lemmik kiiresti peremehe juurde tagasi. Eelnõus sellist punkti aga ei ole. Meie või väikeloomaarstide poolt vaadates üks meie suuremaid eesmärke on olnud see, et loomad saaksid kõik märgistatud, ehk mikrokiibitud ja registreeritud ja see register peab olema üleriigiline, et ei sõltuks mitmesajast kohalikust omavalitsusest ja selle volikogust, vaid süsteem oleks igal pool ühene ja üheselt arusaadav ja väga hästi üle Eesti toimib. Paraku me ei ole seda nüüd küll saavutanud. Loomakaitseselts andis eelmise aasta lõpus valitsusele üle 51 000 allkirja, mille andjad soovivad lisaks üleriigilisele lemmikloomaregistrile ka Loomakaitseameti asutamist ning omavalitsustele seatavat kohustust tasuda 21 päeva looma varjupaigas olemise eest, mis lükkaks edasi paljude loomade hukkamispäeva. Tänaseks päevaks on nad kõik välja visatud, et mismoodi kodanik peab siis käituma, mida kodanik üldse teha saab või on kodaniku asi ainult tööl käia ja maksusid maksta. Aleksei Lotman selgitas, et Roheliste fraktsioonil on valmimas eelnõu, mis arvestab ka Loomakaitseseltsi ettepanekuid. Heiki Valner ütles aga, et kui Toompea poliitikud loomakaitsjate ettepanekuid siiski ei arvesta, jääb üle veel üks võimalus – asutada loomakaitsjate erakond.